crescita dell'anima ogni giorno della vita, il cammino di lotta desidera raggiungere la liberazione, i valori si risvegliano. Tere hommikust! Saime Oliivisalust minema, väga sügav ja mõnus uni oli. Mutil tuli õnneks meelde kontrollida hommikul enne äratulekut autos õlitaset, see oli jumala kuival. See seletab ka ära võib-olla natuke selle, miks meil see mootor niimoodi hingest kinni läks ja ei tahtnud hästi ülesmäge minna. Me oleme praegu sõitnud mingi 3,5 kiltsa ja umbes 2 liitrit õli on selle peale läinud. Et see vana suhkujõtt on õlijanune ka, aga meil on õnneks 5-liitrine kantku ja kui saab otsa, ostame juurde ja mingit leket kuskil ei ole, aga suured pöörded ja väike mootor ja vähe kilovatte ja kõik see teeb oma kompoti kokku. Nüüd me oleme Paari linnas, ühe hotelli kaameratega turvatud parklas. Siin on paar eurtsi, sellest maksta ei ole üldse palju. Ise ka muidugi võtame turvameetmed kasutusele, kõik jälle kuradi kinni seotud nööriga ja kettidega ja siit on mingi paar kiltsa vanalinna, et teeme vähe rahulikku pika jalatuskäigu, võib-olla sööme vahepeal kuskil purksi ja värki ja ilm on super, sain lühiksed püksid jalga. Saadin masina lolliksid. Nii, ja tahtsin näidata mul lühiksed püksid IES, museer jooks. Ühesõnaga, kõik korjavad ennast kokku ja linna minek, šalala. Momento che confusione si pratica la conoscenza della verità, si raggiunge la verità stessa, l'anima interiore si risveglia, ogni azione crescita dell'anima ogni giorno della vita, il cammino di lotta desidera raggiungere la liberazione, i valori si risvegliano per un breve momento. Kõht sai just maru täis. Seisan Purksi resto ees, ma kohe hetke pärast näitan. Flower Burgers, kus kõik on vegan ja kõik on hoopis teist värvi. Lasin spicy burgerit, vist oli äkki kikererne biffiga ja see oli selline kollast värvi. Kõrvale sai õlut juua, see oli minu Itaalia 3. õlu siis. Väike oli, aga parem ikka kui mitte midagi. Ma näitan need eemalt, kus ma olen ka, teised alles sees lõpetavad. Me oleme nüüd Matera lähedal, selle hästi vana linna lähedal. Siit on 20 kiltsa, 20 minutit jala kõndidega, siit käib buss ka. Ühesõnaga nüüd me oleme päris kämperkohas ägedad. Me just sättisime ennast sisse või sätime alles, osad läksid vetsu värk ja naabrid ka tulid koos meiega. Ma näitan korra siit, sest ma olen praegu hästi ruttu rumm valmista ja rummikoks. Pärast alles siis lähen vaatama, mis ümbruses on. Nii, võila. Meie kena nurgakene, kivipõrand, muusika juba mängib, pool on järel, külmab. Sirmi praegu lahti teed, nii ilus valge on. Meil on siin itaallasi, meil on siin hollandlasi, meil on siin šveitslasi. Ja hollandlasi on täitsa ka 3 bussi tõid. Seal taga on veel busse ja siis on seal busse. See on selline suurem ala. Pärast lähen vaatan, püüame vaateid ja püüame loomi, seal valged hobused pidid kapsama ringi. Šalala. Hakkame lauda katma. Ühesõnaga, meie vahe on siin.
siin on kasimismaja dušide ja WC-ga. Ja siis siin on need õnnelikud, kes on olnud varem ja saanud kohe vaate juurde ennast parkida. Confusione, si pratica la conoscenza della verità, si raggiunge la verità stessa, l'anima interiore si sveglia, ogni azione è reale, gioia e su. Il valore si risveglia, ogni azione è reale, in gioia e soff. Näete praegu superennet tõestusega koos. Muidugi. Vaata see tuli ju auto. Võin ju sulle kaadri teha, aga lõpetame kodumaa. Tead seda lugu küll ju? Ja need kõik kaasa.
keeruline teekond. Läheb hästi. Jumal pääseb. Sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera. Juba vesiselt ära. Ja vaikne. Ma mõtlesin küll, et ei jõua, aga ma ikka siis teen selle õhtuse raporti ära. Me oleme nüüd tegelikult juba natsi aega kohal, aga 7:30 on küll, no enne 7 kunagi, ühesõnaga saime staapi. See ei olnud esimene staap, kuhu me plaanisime jõuda, aga esimeses ei olnud head vaibid. See oli ka mere ääres, aga seal oli mingisugune koer lühikese keti otsas ja kuidagi närviline õhkkond oli ja mutti ütles, et pigem tuleme järgmisse kohta. Üksiti oli kell palju ja siis ma olin väsinud ja siis hakkas kütus otsa saama, siis see kütuse kuradi tankur ei töötanud ja ma olen aru saanud, et kui sa nagu päeva mingist nagu piirist pikemaks lased, siis nagu viskab keti täiega maha ühest hetkest. Ja täna siis selles mõttes juhtus, et kopp oli lõpuks ees ja on niisugune väss peal. Muidugi on mõnus koht, kõik on väga äge. See vana, mis ta oli, Salvatore, kes meid vastu võttis siin Kämparis, on selle omanik alles 10. päeva, ta just ostis selle. Praegu on siin küll, ma olen siin Põõsas, aga ma kohe näitan, ühesõnaga siin on autotee ja kohe teisel pool autoteed on mererand. Nii et teised läksidki sinna. Mina siis natukene lasen veinivett sisse, lõdvestun ja siis vaatan ka, mis ma teen. Kui ma täna mere äärde ei lähe, siis ma olen homme. Igatahes väga chill vibe, koerad jooksevad ringi ja muss mängib ja mingisugune 3 kämperit vist on peale minu veel siin. Kapsetavad palli ja nii et tegelikult on lõpuks kõik hästi, aga ei tohi üle väsitada ennast. Nii, vaatame, kus me siis oleme. Muideks, mis iganes Põõsas see on, see lõhnab hästi tugevalt. Ma kujutan ette, et Eestis hakkavad just praegu mingid sirelit sama pulli tegema. Hästi magus ja mõnus lõhn on. Mina ei tea, mis iganes kuradi rookused. Pistan lihtsalt värava vahelt läbi käe ja mis me näeme? Mererand siin samas. Tai pohku siin ujuma ei saa. Peab saama. Juba seal tükmaad üleval pool oli vesi täitsa eestlase mõistes soe. Ja juba olemegi üle käigu rajast üle. Tere!
kas me saame lihtsalt autosse sisse? Jaa, kõik on lahti. Tõepoolest, päike ongi loojumas. Mida mina näen? Kukub ära.